hakka uuesti tututama. Näete, me siin tututame, ma ei tea, kas te kuulsite meie sissejuhatust või mitte. Niimoodi me siin kõkutamegi. Sina ka, kes sa siin sooviksid minuga tulla podcasti, siis tead, täiesti rahulikult. Me alguses lobiseme, nii nagu Marisega. Täpselt samamoodi. Tere tulemast numbrite keele kanalile. Sina, kes esimest korda siin oled, siis tegemist on numbrite keelega ehk siis numeroloogiast räägime. Ja täna on külas Maris. Tere, Maris. Tere kõigile. ja siis enne kui ma Marise luban sinna eetrisse üldse mikrofoni taha, siis teie, kes te siin pikemat aega olete olnud, aitäh teile. Ja vaadake ka neid videoid, mida te ei ole veel vaadanud ja arvutage oma numbrid kokku. Ja suur tänu teile ka klubilistele. Miks Maris on siin? Ja Maris veidikene siin ütleski, et ei tea kohe mida rääkida, aga mina peaaegu, et poolvägisi palusin tal tulla siia. Seepärast, et me kohtusime Maris sinuga päris niimoodi elusalt Pärnu vestlusõhtul, oli niimoodi? Just. Kus kandis sa elad, et sa sinna tulid? Ma elangi Pärnus täitsa. Nägid? Täitsa Pärnus, kohe ma jalutada sinna mingi 500 meetrit äkki sinna Alice Backyard. Just. Väga lahe. Ja Maris istus täitsa minu lähedal, nii et ma kakkusin teda seal mitu korda. Sellest pakkusin, need, kes on olnud vestlusõhtutel ka kommenteerige siia, et ma ikka selles suhtes näpin kõiki seal natukene ja mängin teie numbritega ja Marise sünnipäeva nähes, siis ma ei ütle seda avalikult, aga siis kui tahad, võid ise öelda muidugi, aga siis ma mängisin sinuga seal ikka mitmeid kordi ja siis sul oli ka kaaslane ja siis me leppisime kokku, et ma teda näppima ei hakka seal. Ja, aga lõbus oli ja sa näitasid oma märkmikus oli täis soditud, nagu ma aru sain, jah? No midagi on ikka siia pandud ja kritseldatud kõvasti erinevaid imelikke asju siia kirjutatud. Millest ma täna kõigest vist isegi aru ei saa. Ei ole hullu. Numbrite keel ongi või numeroloogia ongi selline maailm, et mina õpin ka seda päevast päeva. See on nii huvitav, nii huvitav. Ja, aga siis Marise edukuse kood on 14951. Ja mitte ainult edukuse koodi pärast ma ei kutsunud Maris siia. Maris kinkis mulle hästi armsa kingituse. Mis seal kotis oli? Tead, mul on see purgikene juba see, mis söödav oli, see on juba peaaegu et läbi. On jah? No siis on hästi. Läks asja ette. Ma tean, et sul šokolaad meeldib. Seda mu silmades ka vahest näha. Nii, aga räägi, mida sa teed? See oli nii põnev. Ma alguses vaatasin skeptiliselt, aga mulle meeldivad sellised väiksed purgikesed ja tead, naistel ikka need asjad. Üks purgike siin, üks purgike seal, siis ma pidin peitma, et mu mees jälle ei näeks, et mul on mingid purgid. Lusikaga sulas. Mis purgist sa nüüd räägid? Kas sa räägid nüüd sellest šokolaadimeepurgist või neid teisi asju? Ja, kõigepealt see, mis söödav oli siis šokolaadimeepurk. Just. Jah, no ütleme nii, et alustaks siis sellest meevärgist, et no mesilasi mul oli, enam ei ole. Et nad lõpetasid minuga koostöö ja siis ma otsustasin, et ma nendega enam ei tegele, kuna see on suht kallis hobi, vaata mul, et ja on katsetatud nüüd see teema, vaata, et ja siis jah. Aga teise asja juurde nüüd tulla, siis need teised potsikud, mis et sina ütled, et sul on üks potsik siin ja teine potsik seal, aga siis minul ongi ainult üks potsik, vaata, et see ongi ainuke minu potsik, mida mina siis kasutan. Et ma siis teen veiserasvast kehahooldustooteid siis, nagu ma ei tea, kas sa oled proovinud ka juba või? Väga hea. Oli hea või? Ja mulle väga meeldis, siis see seep on ka hästi meeldiv. Natukene olin skeptiline, kuna see seep siis sobis nii kehale kui ka juustele, aga väga mõnus. Ja väga mõnus. Juustega ongi see, et ma ise pesen juba, ma ei tea, pea 3 aastat varsti juba nende seepidega ainult, vaata, ma ei kasuta balsamit, mitte midagi, vaata, et tõmban kergelt selle veiserasvaga pärast läbi natuke, kui on liiga kahused. Aga jah, ma ise panen ja ainult seda, et ja siis ma ei teagi nüüd, kust me siis alustame. Tahame sellest rääkida. Mis sa tahad rääkida? Mina üldse, tead, ma olin alguses selline, kuidas ma ütlen, kui ma nägin seda meepurki, mul tekkis nii maguseisu, aga ma ei osta endale šokolaadi.
nüüd koju, vahest ostan, aga siis ma mõtlesin, opa, mul on üks purk, mis oli šokolaadi moodi. ma vaatan, mis asi see on ja kui ma lusika sisse ikka viskasin, oi, kas ma ei näinud nii hästi lugeda, sest ma tõesti ei näe ja mul luupi kodus ei ole ja ma ei teinud pilti ka, et suurendada, aga mul tekkis küsimus, kas seal sees on, kas sul on juhuslikult see purk lähedal või? Ma võin kapist muidugi tuua ka. Ei ole mul. Ma ei tohi seda lähedale võtta, vaata, sellepärast, et see on ka nii, et teed lahti ja siis lusikas on see, siis on otsas, vaata. Okei, aga kas seal sees on ainult, seal ongi ainult mesi ja siis kakao. Et need on omavahel ära segatud ja kakaod on päris parasjagu pandud, nii et tal oleks ikka see šokolaadi maitse juures. Ja mulle jättis... Mõnusalt. Ja ma olen sellise tumeda šokolaadi armastaja tegelikult nüüd viimasel ajal ja see väga meenutas tumeda šokolaadi maitset, mis nagu mulle väga-väga meeldib. No võt siis. Issa, ma tahaks kohe seda purki tuua praegu siia. Ma ei valmista tehta nii ilusti. Teised asjad on mul juba kasutuses ja pool teises kohtades, aga tead, mis ma teen sellise trikki? Ma ei jäta sind üksinda, aga ma kohe toon selle purki siia. No. Ja teate, mis juhtus? Ma panin vahepeal pausile ja ma käisin kapis ja seda purki ei ole. Ja. Ei ole otsas. Ja, aga nüüd, kui me olime nädalavahetusel elukaaslasega ära, siis mul olid siin siis külalised nädalavahetusel ja see purk on ära söödud. Täiesti ära söödud. Ja kraam ja purki ma ei leidnud, isegi vaatasin korraks kähku prügikasti, nii et sealt ka ei leidnud. No, koos purgiga mind. Selliseid asju ikka juhtub, vaata siis, kui on lapsed ja käivad külas ja nii edasi, aga hea kraam oli igal juhul. Ja, siis läks asja ette. Läks asja ette, jah, siis tegelikult mind huvitas üldse see lugu, et kuidas inimesed tulevad selle peale, inimesed, siis sina kaasa arvatud muidugi, kuidas tullakse sellise peale, et selliseid asju teha. Minul näiteks ei ole seda geenis ja ma mõtlen, vaatan sinu numbreid ja mõtlen siis edukuse kood on 14951. Et siin on need 2 ühte, mida ma olen öelnud ka, et need ühed on väga head ideede generaatorid. Ja sinu sünnipäeva ka, kui ma vaatan, siis sul on selline asi, et sul võib lihtsalt tulla nagu 1, 2, see on päikseenergia, sinu sünnipäev. Ja see tuleb lihtsalt arvates mingi inspiratsioon tuleb sisse ja nüüd tuleb kohe äkki nagu tegutsema hakata, tuleb hakata nagu seda asja nagu sättima. Läks täppi, jah? Räägi, no see on küll täiega, vaata. Ma isegi ei mõtle, vaata, kui mingi asi tuleb, siis ma pean nagu kohe ära tegema. Isegi ma ei mõtle nagu neid, mis see tagajärjed või midagi, vaata, et ma pean kohe tegema, vaata. Et see on küll, jah. Kuidas see idee üldse alguse sai? Ma saan aru, et see ei ole niimoodi, et hommikul ärkad üles ja hakkad kohe mingit seepi keerama või mingisugust seda kreemi keerama. Sellel on mingisugune pikk lugu enne ees. Äkki natukene valgustaksid üldse, kes siin ka mõtlevad, et tahaks teha, et millest üldse alustada? No see oli nii, et siin oligi see 3 aastat tagasi, siis oligi mul see elustiili muutus tuli ja siis ma hakkasin siin oma tervise peale rohkem mõtlema ja sealt tulid kõik muud asjad ka juurde, on ju. Ma vahepeal muutsin, mis vahepeal, no siis ma muutsin enda toitumise nagu karnivoorseks. Siis ma sukeldusin sinna maailma täiega, vaata, ja siis sealt need veised ja need rasvad ja siis see kehahooldus ja kuna mul on nagu kogu aeg olen töötanud nagu kätega, sest mulle õudselt meeldib asju teha lihtsalt, vaata. Ise nagu ma tahan nagu näha midagi, mis sealt välja tuleb, mitte see, et ma siin arvutis toksin või olen ühe koha peal istun, vaata, see mulle üldse ei sobi. Aga ja siis kätega oli mul jube kehva lood kogu aeg, et mul jube karedad, üks vahet ei ole, kas see on suvi, kevad, suvi, talv, mis iganes, vaata. Ja üks asi, mis mind aitas, oli tegelikult see Body Shopi kanepi seemne mingisugune see kätekreem. See oli küll väga hea, aga seda oli ka kogu aeg vaja panna ja nüüd ma tunnen, et ma nagu üldse ei taha neid kreeme panna, kuidagi jätab siukseks, mina ei tea, imelikuks, rasvaseks jätab või siukse imeliku kihi jätab peale. Ja siis ma vaatasin, et too aeg nagu ei olnud Eestis mitte kedagi, kes teeks ja siin lähim oli minu arust Saksa, kus kohas siis sai tellida vaata neid siis, kes tegid seda veiserasvast just nimelt, on ju. Ja aga meil maal ka ema-isa elasid maal siis ja siis seal nende naabrid tegelevad veistega. Neil olid mingid talgud seal ja
ja mina sain siis selle rasva sealt kätte nagu, mis ma siis mõtlesin, et ma proovin ise, sest ma tahan kõike ise proovida vaata. Noh, ja siis ma hakkasin keetma ja nii ta läks ja ma olin nagu ise nii vaimustuses, et mis asja, nagu nii lihtne see ongi. Noh, nagu mitte lihtne, aga nagu selles suhtes, et lihtne. Et sa lihtsalt keedad, sulatad ja möllad natuke ja sul on mingi selline asi, mis tõsiselt nagu toimib ka ja see on nagu uskumatu, vaata. Ja sealt tuli siis mõte, et äkki et prooviks siis Eestisse ka teha seda. Aga see ei olnud üldse nii, nii lihtne ja ilus, kui ma alguses seda mõtlesin. Et esiteks on, kuna see on kosmeetika, siis seal on erinevad reeglid, testid, kõik paberimajas, see on lihtsalt korralik peavalu. Vaat, see ei ole nii lihtne, et sa muudkui keedad ja lähed turule vaata müüma või paned netti müüa. Et see oli päris sihuke korralik protsess, et aga siin ma olen, varsti saab aasta juba turul. No vot. Aga siis mul jällegi selline küsimus, et kas see motivatsiooni maha ei võta, see paberimajandus ja see sekendamine, et vaata, et üldse nagu saaks turule tulla, et mitte ainult üksinda kodus enda jaoks teha. Et ma tean ise ka ettevõtjana näiteks, et aeg-ajalt, me just enne rääkisime, enne kui salvestama panime, vaata, et me oleme mõlemad loomingulised, et tahaks lihtsalt teha seda oma asju, aga nii palju on just seda, mida me ei armasta. Et kas see moti maha ei võtnud, et kas sul oli kogu aeg siht kindel, et ainult sinna, seda tahan saada, seda tahan saada. No ei, tegelikult on see kõik ju keeruline. Minu arust on see müümine on see kõige hullem asi minu jaoks, nagu, et ma pean seda müüma ka vaata. Mulle meeldib siin neid keeta ja möllata seal köögi pool vaata täiega, aga see, et ma pean need maha ka müüma kellega. Et see on nagu minu jaoks hästi suur väljakutse nagu, et ja, aga noh, oligi nii, et kui ma hakkasin siis otsima, et sest ma ei saa ju 2 kiloga hakata tegema seda rasva, et seda siserasva, millest ma siis teen nagu neid asju. Et seda on ju loomal nii vähe ja see kohalik talumees ju ka on ju korra poole aasta tagant siis teevad seal mingid talgud on ja seda on nii vähe seda ainet lihtsalt ja siis kui ma seda hakkasin otsima, no ega ei ole vaata niimoodi võtta ja otsi, et see ja lõpuks oli nii, et ma pidin selle päris suure koguse võtma ja siis ei olnud enam lihtsalt taganemist vaata. Ma pean selle ju ära kasutama lõpuks kuskil. Et nüüd, ei, no ma olen igatepidi rahul, et üks asi viis teiseni ja siin ma olen jah. Kas sa oled kogu selle protsessi sees üksinda olnud või sul on abilisi ka, näiteks kes tassivad seda rasva või kes toovad kohale või kuidas see asi käib? Kas sa teed seda koduköögis või sa teed kuskil mujal seda? Kodus teen. Veel teen kodus, aga mul ongi järgmine eesmärk on ikkagi nüüd siht on silme ees, et ma tahaksin kodust välja saada, sest mul on endal ka kopp ees nendest rasvapottidest siin kodus, et see ei ole nagu okei, vaata. Et see läheb kindlasti välja ühel päeval siit õige varsti. Aga kodulehe mul tegi tütre sõbranna, väga hästi sai hakkama. Nüüd ma toimetan ise, aga ta tegi nagu selle põhja nagu kõik valmis, et see oli nagu väga suur abi. No see on teine asi, mida ma ei osanud absoluutselt, siis ma läksin sinna koolitusele ja pidin nagu sunniviisiliselt õppima mingeid asju, see oli ikka päris õudne. Et see on päris raske. Aga ma olen tulnud välja ja sellest kõigest ma arvan, et päris tubli. Aga näiteks need samad rasvade toomised, et kuidas need sulle tulevad, et ma saan aru, et sa otsid, kus sa neid saad, aga kas sulle tuuakse koju näiteks, kuidas rasva üldse transporditakse? Kõva asi on ju. Külmas, ta tuleb ikkagi sügavkülmaga tuli mulle. Mul on praegu piisavalt nii, et ma saan sellega veel hakkama, et mul on ta kirstud ostsin eraldi selle jaoks, et mul on nagu olemas nagu, et praegu mul varu on, et selles mõttes on okei, et kaupa jätkub. Kaupa probleemi ei ole, et toorainet on ja nad toovad ja ukse alla põhimõtteliselt tõid ja siis ma sellega siin olen möllanud. Aga kuidas tuli see mõte näiteks, et teha seda seepi, ma isegi ei oska ütelda, kas ta nimi on seep? On. Seebi nime all ta on, jah. See oli nii armas südamekujuga, kui ma nüüd ei... See kuju mul on kandilised ka siuksed. No. Aha. See on teepuu.
kas selline asi, et näiteks seepi üldse teha, ma saan aru, et seda ka ju keedetakse kuidagi, et kuidas sa seda infot kokku krabasid endal, noh, krabasid, ma ei tea, kas see on õige sõna, aga see, et seda infot, kus sa said seda infot, kas enne seda, et kui sa reaalselt hakkasid tegema, otsisid info valmis, siis sul oli kõik info olemas või sa kõik nagu töö käigus Töö hakkasid ise käigus ikka ja timmisin seal niimoodi, et oligi, et eks see tuligi sealt sellest Carnivori kommuunist kõik see, et seebid ja kõik need on ja siis ma hakkasin ise otsima ja siis hästi palju infot sain. Täna on meil nii palju infot igalt pool, ainult pane sisse ja otsi, vaata, et sul on kõik käes. Aga ja neid retsepte, et ma tahtsin just, et ma saaksin nagu ühe tükiga saaksin siis pesta nagu kogu keha, et võimalikult palju ma saaksin selle ühe asjaga nagu ära teha, et ongi, et ja siis ma pidin seda ja siis mul on see hästi paha asi, ma pean siit ära saama selle seest et see rasvaprotsent oleks siis võimalikult madal lõpp-produktis, vaata, et ta jätaks juukseid raskeks, et seda ma pidin timmima hakkama ja kuna seda teeb ikkagi seebikiviga, vaata, mis on ka ju tegelikult nagu noh, toorena on ta ju mürgine, on ju, kui ta on seebistumisprotsessi läbinud, on ju, et siis noh, et see jääk võib olema ka seal balansis ja see on niisugune jah, huvitav. Möllamine, keemia ja siis nii huvitav, tead vahepeal siis, kui sa siin rääkisid, mul on siin ikkagi arvutusmasin. Ma ei ole raamatupidaja, aga selles numbrid mulle meeldivad. Siis ma timmisin ka sinu numbreid siin, siis sina räägid siin timmin ja timmin ja siis su elude number on number 5 ja siis on nii huvitav. Enne seda number 5, mis siit kokku tuleb, siis on 32. Ja see ju viitab sellele, et nii nagu sa ütlesid, et seda müümist vaata, et peaks müüma. Tegelikult 3 ja 2 viitavad mõlemad sellele. Sul edukuse koodis endas neid ei ole, aga sinu sees on see olemas. Siin peaks just olema podcast'is, siis rääkima turul, siis oma Youtube'i kanal, oma TikTok, oma Instagram, kõik Facebook. Kas sul kõik need asjad on olemas? Kõike ei ole, osa on. Ja, aga kõike polegi vaja. Teine podcast on ju, siis on või seda TikToki mul ei ole, aga mul on Facebook on, Instagram on, laatadel käin. Nüüd ma lähen Tabasalusse neljapäeval, tulge palun taluturule Tabasalus. Palun tulge, räägime juttu ja luusutame seepi. Ja, aga palju sul on seepe seal valikus üldse? Kui sa nüüd... 4 on kokku, üks on täitsa naturaalne, seal on siis ainult 3 koostisosa, on ju. Kõige lihtsam asi. Mulle endale see on minu lemmik lihtsalt, et see on vaieldamatu lemmik. Ma alustasingi nii, et ma tahtsin nagu enda jaoks, on ju, siis ma tegingi selle täitsa naturaalse seebi ja siis oli naturaalne siis võie, on ju. Nendest ma siis alustasin, et oma asjad rahuldada. Ja siis läksin edasi, aga siis on mul veel Siberi nulgon, teepuu ja sidrunhein. Mulle sidrunhein hullult meeldib. See on nii hea lõhn minu meelest, selline hästi erav. Kõik head. Ja, okei, ma valisin sidrunheina. Sellepärast, et sul ei olnud valikut, seal oligi ainult sidrunheina, ma andsin sulle ainult ju. Ja, aga selles suhtes mulle see väga meeldib ka. Mul on need kodulõhnastajad ka sidrunheinalised. Kui annab nagu valida, siis ma võtan selle tavaliselt. Aga siis ka sa hakkasid seda kõike tegema enda keha jaoks tarbeks. Kuidas sinu pere on selle vastu võtnud? Kas teil on kõik ainult selle peale nüüd üle läinud või? No selles mõttes on nii, et mees kasutab täpselt seda, mida ma talle annan. Et temal on jumala ükskõik, vaata. Et tema võtab kõik vastu. Temaga on väga lihtne, vaata. Tüdrukud kasutavad, mul 2 tütart on meil. No nendel on natukene teistmoodi, vanem veel rohkem natukene ikka kasutab, aga teismeline on niisugune, et seda võiet ta kasutab, et seda vaarika vanilja oma ta kasutab küll. Ja seep on mul igal pool, et selle pole pääsu vaata, mujal midagi muud mul ei ole, et siis seda peavad kasutama, aga šampoonid ja siuksed asjad, et neid nad kasutavad ikka mingid, mis nad tahavad seda pehmet ja siledat ja siidist ja siukest vaata, aga päris seda sa ei saa, nagu salongi lukki sa ei saa sealt. Et see ei tule nagu päris nii, jah. Siis see, mis mulle väga meeldis, siis need väiksed purgikesed.
Kus sa sellise, kuidas ma ütlen, ma ei tea isegi, kuidas seda nimetatakse, aga need purgikesed, kus sa neid leidsid, kas sa leidsid väga kiiresti nad sa üles? mõtled neid või? Ja nagu nii armsad. Tegelikult oli see, ma läksin no kui ma neid asju siin ise tegin omal on ju, siis ma käisin, magasin jumala nunnud, vaata. Aga mul oligi, et ma tahaks nagu, mis oleks brändile nagu just, et ma tahtsin tegelikult Matti oleks tahtnud seda kaant ka pisikest, aga neid pisikesi ei ole matte saada, vaata. Suurtel on küll olemas, suured on väga ilusad nagu Matiga, vaata. Väga ilus. Ja must matt nagu mulle see nagu väga hästi sobis. Aga jah, ja magasinist ma sain neid, nüüd ma tellin muidugi mujalt, aga selle koha pealt, et noh, need samad väiksed purgid, 40 milliliitrit, seda mõtled, seda nunnut siin. Ja sa ei pea kõiki selles suhtes ärisaladusi välja rääkima. Ei, nagu see on ju, kui sa lähed poodi, sa näed seda, et mis seal vahet on, vaata, et kõik on nagu, mul ei ole nagu selle koha pealt saladusi, et pigem ma ütlen sulle, kust ma selle purgi sain ja siis on hästi nagunii. See ei ole mingi kosmeetikapurk otseselt, vaata, aga kuna see on toiduainete purk, et siis siia võib väga hästi, nad leppisid sellega paberimajandus väga kihvt. Ma vaatasin, seal oli isegi see säilitusaeg või kõlblik kuni olemas, aga noh, minu silmad neid küll tõesti ei võtnud. Aasta. Ja, et no meiega oli nüüd selline lugu, et see ei kesta meil aasta ja siis näed, purk on kadunud ka praegu. Ma hakkan seda pärast uurima, kus on purk. Et kus on purk, ma tean, et sinna jäi midagi. Mulle väga meeldis ka see kuldlusikas, mis sa sinna juurde panid. Et no see spaatel ja. No, see on meie jaoks, on ju. Ei. No meie jaoks supilusikat ei saa võtta, sest see ei mahtunud sisse. Ma pidin võtma see lusika. Ja ei, aga see jah, spaatel on selle asja nimi, aga ikkagi ta meenutas mulle kuldlusikat. Et väga armas oli, see oli selle salvi jaoks või kreemi jaoks. Just, ja selle võide jaoks. Ja siis samas, mis mul kohe silma hakkas, me ei saa üle ega ümber praegu, ma lihtsalt sinu toodetest. Need 2 M-i. Esiteks Million Mindsetil on peaaegu et samamoodi kirjutatud see. Ja siis tead, mul oli enne üks teine ettevõte, siis koristusettevõte, siis mul on ka M-täht olnud sellistega. Sul on 2 erinevat M-i. Kus need M-id tulevad sinna? Maris Männik. Vot saite. Aga see tegelikult selle logoga on mul ka see teema, et seesama Melissa, kes mul selle kodulehed lõi, vaata, tal on hästi antekas, on ta nagu, ta on üldse nagu teistmoodi nagu, ta on nii palju asju on ta, mida oskab, vaata. Ja siis tema lõi mulle selle logo, meil käis nii palju erinevaid asju läbi, nagu ma ise mõtlesin alguses hoopis midagi muud, aga lõpuks tuli mulle nagu nii rahul selle logoga, et mulle nii meeldib see. Väga äge. No näed, väga kihvt. Samas on see, et meil on numbrite keel nimi olemas, aga samas ma ei tea, milline võiks tema logo olla. Et äkki peaks selle Melissa ütlesid või? Või Melissa. Tema käest peaks küsima, mis võiks logo olla. No miks mitte, vaata, noortel on hea silm, nemad on hästi süüdimatud ja nemad ei mõtle nagu üle, nii nagu meie täiskasvanud, me ikka pingutame ja mõtleme, nemad lihtsalt panevad mingi asja valmis ja see on valmis. Lihtsalt, kust tuli üldse nimi? Ja tuleb midagi kokku, et sul on siin Marise nime taga on Tallov Marr. Mis asi see on? Nii, Tallow on inglise keelest veiserasv, siis see siserasv, mida me kasutame nagu selle võide jaoks, siis siin sees vaata. Ja Marr on minu eesnime 3 tähta. Nii lihtne see ongi. Jube keeruline oleks olnud öelda veiserasva Maris, vaata, või midagi siukest. Võib-olla ei kõla nii hästi, vaata. See tundus nagu siuke nunnu, et ma saaks nagu seda toorainet nagu ja oma nime siis kokku luua, et sinna kuidagi tundus nagu siuke armas. Ja, aga kas võiks natukene kakkuda seda sinu elu üldse kui sellist ja ma tuletan meelde, et me oleme eetris ja ka seda, et räägid ainult nii palju, kui sa soovid rääkida. Sa elad küll Pärnus, aga vaata see selline veiserasvaga mässamine ikkagi justkui mina praegu mõtlen, et see kõlab nagu maatüdruku moodi.
Mhm. et milline on see sinu elu üleüldse olnud, et kas sa oled linnatüdruk olnud kogu aeg või sind on tõmmanud rohkem loomade poole? Sest ma siin jälle arutasin siin sinu ühte numbrit välja, mis tekitas minus kohe väga head maagilist rõõmu. Et ma ei ütle siis täpselt, mis, noh, tegelikult ma võin öelda, et kus ma selle leidsin, aga samas ma nüüd kasutan eetri aega ära, reklaamin üles, et sellel noh, päeval ehk siis 19. päeval siis ametite kohta tuleb täiesti omaette Zoomi koolitus ja leiab siis piletid selle kohta numbrite keele koduleheküljelt ja siis leiab ka Fienta lehe pealt. Ja vaatasin, mis ametid sulle sobiksid. Ja kusjuures täiesti, nagu ütleme, soomlased ütlevad nabakümpi, läheb sulle just selline loovus, loomingulisus, midagi välja mõelda ja see, et sind peaks kiskuma kõik selline veidikene mittetavalised asjad ja selline nagu loodus peaks kiskuma sind. Et sellepärast ma just hakkasin mõtlema, et näbiks natukene seda sind kui sellist ja natukene nooremana, et milline on olnud üldse sinu elu? Vaevalt, et ta on ainult linnas olnud. ei, ma sündisin küll Pärnus ja kasvasin esimesed 10 aastat siin, siis me kolisime maale, kus mul siis ema elab praegu veel maal. Et siis me kolisime sinna 18 ma läksin Tallinnasse, 20 ma kolisin Ameerikasse, siis ma kohtasin oma tulevast abikaasat 11 aastat hiljem tulime tagasi Eestisse ja siin ma olen ja ma olen nagu täiega õnnelik. Ja peale seda siis nagu ma mõtlengi, et kui me seal, ma mõtlesin, et kuskohast mul see kõik on nagu pärit, sest mul see kõik see loomine ja kõik see, et tegelikult oli mul linnavanaema, ta hirmsasti kudus ja tegi neid tikkimisi ja ma mäletan, et mul kooli ajal ka, vaata, meil ei olnud ju seda, et scroll'id vaata kuskil ja siis ja Õnneks ei siis ma olnud. istusin ka ja ma pusisin nende asjadega. Mu vanaema õpetas nii palju erinevaid asju. Vaata, mis mul siin on, vaata. Eegeldatud lapitekk, mina tegin ise. Vaat, milline naine. See on see koht, kus sa kiidad mind praegu, vaata. See on see koht, kus ma pean kiitma. Väga tubli. Vau, milline käsitöö. Ma ei näinud Just. nii kiiresti näinud, lihtsalt tahaks veel vaadata su selja taha. Kas see on nendest tükkidest kokku pandud, et alguses Ja tegid see on tükkidest? lapitükkidest, jah. Oh, Ja siis saad medali minu poolt. on ju. Ja, saad. Ja siis, kui ma nagu, tegelikult ma ilgelt kuri olin oma vanemate peale, et nad meid sinna maale vedasid, sest nad tõmbasid mu elu ikka täiesti ribadeks, vaata, ma ei tahtnud üldse sinna minna nagu. Võtavad su siit toredast sõprade juurest ära ja viivad su kuskile maale, aga tegelikult nüüd täna tagantjärgi vaadates, et mul on nagu tegelikkuses ikkagi tänulik, vaata, et ma sain sellise elu ja lapsepõlve, et vägev nagu selle koha pealt. Ja ma mõtlen, et no kui me sinna USA-sse läksime 20-selt on ja mul kõik see kontakt, vaata loodusega, käsitööga, kõik vaata null, mitte midagi nagu ei olnud. Ja kui ma tagasi tulin, ma ei tea, ma olin nagu eufoorias, kui ma siia Eesti pinnale tulin, see oli veel suvine aeg ka nagu, kõik oli nii ilus, nii roheline ja nii mõnusalt lõhnas värski. Jaa, saad aru, süda kroppis sees. Täitsa uskumatu, et sa pead olema ära, et tegelikult aru saada, mis siin on, vaata, et jah. Ja siis ma tulin tagasi ja minust sai korilane, minust sai kodu mingi perenaine, siin ma tegin igast, ma ei tea, mis asju siin, no hullumeelne, nagu ma ilgelt käisin metsas, tegin asju sisse, ise lõin mingeid asju kodus, vaata, tegin ja möllasin, et ma ei tea, kuskohast see välja lõi, vaata, aga nii oli jah. Ja see on läinud niimoodi praegu, et hullumeelne. Mul on isegi selline küsimus nüüd, kui sa ütlesid, et USA-s olid, kas sinu elus on saatnud selline, kuidas ma ütlen, ma ei taha väga palju nagu rääkida välja, kuna ma arvutasin su numbreid siin vahepeal niimoodi hooga, siis kui sa olid hästi oma jutus. Aga et teie, kes te nüüd kuulate, siis kõik asjad annab siit tegelikult välja inimeselt arvutada. Et kas sa oled saanud oma elus suures osas need asjad, mida sa oled unistanud, ehk siis sinu sees on selline maagiline number nagu 18. Sinul piisab ainult mõelda ja isegi kõige parem on see, et kui sa üles kirjutad, mida sa soovid, siis need unistused hästi kiiresti lähevad täide.
samamoodi ka lähevad näiteks sellised asjad, kui sa kellelegi kurja soovid, siis sellised, kas sa oled tajunud elus, et sul on niimoodi, et sa üsna kiiresti saad need asjad, mida sa soovid, mitte nüüd see, et kui sa ütled, tahad luksusautot, siis kohe põmm, see on sul ukse taga, aga ikkagi see on seotud sinuga, sinu mingid unistused elus ja siis sa nagu saad neid asju. Sa mm.. võid muidugi ei vastuse ka öelda, kui see niimoodi ei ole, ja siis ei, ma praegu niimoodi ei pane küll praegu, ma pole võib-olla selle peale isegi mõelnud niimoodi, vaata. Aga mul kohe niimoodi küll ei turgata. Võib-olla see on see asi, millega ma peaksin tegelema rohkem, hakkama kirja asju. ma ütleksin sulle küll, et sinu käes on üks väga hea tööriist, mida tegelikult paljudel ei ole, aga ütleme, võib-olla 50% inimestest on. ja sinule ma ütlen kohe konkreetselt paber, pliiats, kui sa mingisugust asja tahad, kui see on võimalik, joonista ülesse, kui see on võimalik, kirjuta ülesse, ehk siis tulevikumälestuse tuleviku vormis, sa saad, kallis Maris, kõik, mida sa soovid. ainult hästi targalt pead mõtlema, sellepärast et universum annab sulle, see on nii nagu vaata oo, mulle kingiti üks asi. Teate, kui kihvt? Ma näitan. Ma ei tea, No, mis selle asja nimi on. ripats, ma ei tea. See on see, ja see on see džinni mingi see või? Ma ei tea, mis see on. ja ma olen ühe soovi nüüd soovinud, aga ma tean, et 3 soovi saab soovida, et ma pean hästi ettevaatlik olema, vaata, mida sa soovid. mingi multikas oli, Aladini multikas vist äkki, et seal pidi hästi nagu teadlik olema, kuidas, mida sa soovid. aga sinul on see tööriist elupäevad. et samas no, ma mõtlen seda, kui sa nüüd needsamad tooted, mida sa tegid, see oli ju ikkagi mingisugune mõte. ja, Jah, ja siin selles numbris on ka see lugu, et kui sa midagi ikka võtad sihiks, siis 0,4 enne järgi ei anna. Inimesed langevad, aga mitte sina. tead, see on niimoodi, et nagu las karavan, oota, hei, kuidas see on? Las koerad hauguvad, aga karavan liigub ikka edasi, vaata, et sinu puhul arvatavasti läheb see lause väga hästi kokku, sest sinus on veel ka see sinu temperament, see sinu sünnipäev, mis annab tohutu päikseenergia. no ma tegin no peaaegu hea teada. sünniparti. hea teada, jah. No hea teada ja. et kasuta seda ära, ainukene asi, mida ma muidugi näen edukuse koodi järgi, sul on delegeerimist vaja tohutult õppida, sest see sinu number 4, mis seal on, siis see on täielik selline ülekoormuse võtmine ja sa oled nagu hobune, kellel on silmaklapid ja sa näed ainult sihti ja muudkui aga ratsutad. ja tunned ennast Nii on, aeg-ajalt jah. süüdi ka võib-olla, sellepärast et ei tee veel nii kiiresti, kui tegelikult oleks vaja teha. Ja mitte nii palju, kui vaja oleks teha. Ikka peab rohkem tegema. kas te märkasite Marise silmi nagu, et nagu need läks väga teraseks, nagu, et nii naljakas. et väga tubli, aga noh, siis selle kohta ma ütleks, et miinuses liigud, kallis naine. jah, Eks ole. jah. et No vot. aga millega sa oma eluteel oled selles suhtes tegelenud enne nende veiserasvadeni jõudmiseni ja kas see teema, mis sa praegu teed, on sul ainukene, kuidas ma ütlen, kas tuluallikas või see, millega sa tegeled või mida sa veel teed? räägi lihtsalt nii palju, kui sa nagu soovid rääkida. No ma USA-s olin toitlustuses, töötasin ja täna ma olen jälle toitlustuses. et selles mõttes, et jah, ma olen pisikeses siukses majutuse ettevõttes, kus sul on 10 tuba siis. Et ma teen hommikusööki. Ma ei saa ennast kokaks nimetada, sest muna praadimine minu jaoks ei ole kokandus, on ju, et kokandus on palju enamat. aga mulle nagu meeldib see, et seal on nagu hästi, ma saan ise nagu oma ajaga seal, teen oma töö ära ja ma lähen minema, on ju, et mulle see hästi meeldib. Ma ei saa istuda ühe koha peal kuskil mingi 8 tundi kindlalt, on ju, et see nagu ahistab mind kohe. et ma teen seal ära oma asjad ja ma ise olen oma aja peremees põhimõtteliselt, mitte päris, aga no selles mõttes, et mulle nagu meeldib, mul on sinna jäänud pidama, see on minu ka hetkel nagu ettevõtte siis loomise kinni maksnud. et selles mõttes jah, et nii on. ja siis ma tulen sealt koju ja siis ma hakkan oma rasvasid siin jälle puhastama ja sulatama ja keetma ja möllama, seepi keetma. tegelikult hästi kihvt. samas on, sa just mainisid ühe asja ära, et siis kui seesama oota, mis ma mõtlen, need ametid, mis nagu inimestele sobivad, see koolitus, mis ma rääkisin, aga sina ütlesidki praegu, kuna sul tuleb sealt see 18 tuleb välja, sealt see number ja see viitabki sellele, et sa tahad nagu eraklikult tööd teha, ehk siis sa oled hästi kohusetundlik ja sul on vaja nagu ruumi, et keegi sulle kuklasse kuskile ei hingaks. ja näed, mainisid ära, oma kööki tuled jälle, askeldad seal omaette ja toimetad ja sa täpselt tead, mida sa teed ja sul on siht kindel ja eesmärk olemas. mida sa vabal ajal teed? on sul sellist asja või? Mis asi see on?
ma kirjutan sulle vaba aeg. mul on nii, et mul on selle vaba ajaga nii, et kui mul mingi hetk tekib, siis ma leian jälle midagi sinna sisse kohe, et ma ei saa nagu, ma ei oska nagu olla lihtsalt nagu niimoodi vabalt väga. Et käin igapäevaselt kindlasti koeraga metsas või kuskil pikal tiirul, vaata, siis oled sa mul siin kaputsi sees, kuulan sind, vaata, aga jube tüütu. Ja igast muid ka, aga sinul on kõik kuulatud põhimõtteliselt enam-vähem vist. Ja siis sellega on naljakas lugu see, et sa muudkui räägid need, mis tüdrukud ja tüdrukud, vaata, et sinu need tirtsud just. Ja siis ma üks päev vaatan siis, mis tirtsudest ta räägib, vaata, kes need on siis nagu, on ju, vaata, mis asja nagu nii väiksed koerad on. Tirtsud, et seda ma olin nagu kogu aeg kuulen ja kuulen, et mingid tirtsud, aga ma kunagi ei vaata, ma lihtsalt kuulen, vaata. Noh, ja siis üks päev lihtsalt vaatan, et no millest ta räägib siis nüüd on ju. Need väiksed koerad. See on see memm. Milline koer sul endal on? Kuidas? Milline koer sul on? Mul on schnauzer. Keskmine, see on siuke habemega. Terrieri laadne siuke. No, siis piikpäine, jube kehva klapp on mul temaga. Me oleme 2 jäärapäist vist kokku saanud. No, ega ma ütleksin, kui sinu numbreid vaadata, ega sinuga seal pikalt koos kaua niimoodi ei semmiks, et näiteks mina ja sina, kui kokku hakkaksime, see oli seesama teema, vaata, mis ma seal vestlusõhtul ka rääkisin, et sina oled selline staar, superstaar, kes tahab hästi palju oma ruumi saada. Muidugi ei tea seda sinu koera sünnipäeva, aga kui sinna ka vaataks, näiteks meil käis see Urve. 15 on. 15 või? No see on ka superstaar ju. See on noh, seal peab teisi numbri ka vaatama, aga ma ei hakka 15-ndest väga palju rääkima, sest meil on külalisi siin, näiteks podcast'i külalisi olnud, kes on tegelikult väga vaimsed. Seal peab vaatama veel numbreid taha, aga 15 on see, kes tahab väga palju ka tähelepanu saada ja te mõlemad tahate tähelepanu saada. Bueno. Ja samas on see, et kui tema on kokku 6, sina oled kokku 1, kui kokku liita, siis see on 7 ja siis te olete hästi liikuvad. Teil on kogu aeg niimoodi meeleolud ka üles-alla, seepärast üks tahab ühte, teine tahab teist ja muidugi sina emandana või siis nagu omanikuna tahad ju teda ohjata, aga tema tahab sind ohjata sinna oma poole. Ja niimoodi me siis ohjame üksteist, vaata. Piibeleht all ja siis on jälle piibeleht peale. Kuidas see oli, ma ei mäleta. Ma ka ei tea, aga samas vaata tegelikult ka koerad lähevad omaniku nägu. Ehk siis sa ütlesidki väga hästi. Ja mis ma tahtsin ütelda, meil kes tegelikult astroloog külas, Urve, ma ei tea, ta perekonnanimi mul ei jää meelde praegu, aga vot tema tegeleb selle loomade astroloogilise kaardiga ja kusjuures üleüldse teeb astroloogiat. Hästi huvitav oli ka see, et ta vaatab ka omaniku ja siis selle koera seda kokkusobivust. Ah soo. Jaa, et sa pole seda podcasti kuulanud. Ma pean minema vaatama, kuulama. Jaa, aga ta rääkis seal hästi palju huvitavaid asju ja meil tuleb temaga veel üks järg. Meil tulebki, kui sa näed, jälle ma reklaamin välja, mul läks meelest ära vahepeal. No reklaami. Ja, ma kasutan ära, vaata, siis saad mõtteid natuke mujal. Võta tirts vett või mis sul seal on kõrval. Jah, aitäh. Ole hea. Et vaata, Urve tuleb uuesti meile rääkima sellest üldse koerte psühholoogiast läbi astroloogia. Ma nüüd oma sõnadega panin, aga ta hakkab rääkima tähtkuude järgi, millised koerad seal minu meelest, kui ma nüüd hästi mäletan, mitte tähtkuude, horoskoopide järgi või astroloogiliselt hakkab rääkima, millised koerad siis sobivad kellegile. Hästi huvitav. See on nii nagu podcastis ikka, vaata, me plaanime sinuga ühtemoodi rääkida ja meil tegelikult plaane polnudki, nii nagu ma ütlesin Marisele ka, et ära muretse, hakkame lihtsalt lobisema, sest mina ju Marist ei tunne, Maris ei tunne mind, Maris tunneb mind rohkem. Ma tunnen sind rohkem ilmselt. Vot niimoodi, hoopis niimoodi on see lugu. Ja, aga tegelikult me oleme täitsa näppinud üksteist seal vestlusõhtul ka ja kakkunud. Ja kas sa laulmas ka käid ja tantsimas ja sellist asja tegemas? Ei, aga ma võtsin pilli kätte see aasta. Ma mõtlesin, et mul oli hirmus tahtma. No, aga siis ma ühte kuulasin, et sina ka käisid kitarri õppimas, et see oli päris huvitav see, vaata, ma hakkasin kohe oma paralleele tõmbama.
ja siis mul nagu mul kogu aeg vaata üks koolitus saab läbi, üks mõte on läbi, siis ma pean kohe ennast rakendama kuskile ja no sügisel läksin kitarri õppima. Kuradi raske on, mina ei saa sellele pihta vaata, need näpud üldse ei paindu, et see on nii keeruline. Ma ei jõua seda kevadet ära oodata. Ei, siis minu meelest on nii kihvt. No mina õppisin teadmist jälle selles suhtes, ma pean tänama oma ühte elukaaslast, eelmist elukaaslast või üle-eelmist, ma ei tea täpselt, kuidas. Kes seda? No nali naljas, kes pikemalt kanalil on olnud, küll ta siis saab aru, millest ma räägin. Aga tema ütles niimoodi ka, et mulle väga meeldis see õpetus. Ütles, et võta üks lugu ja hakka seda õppima. Võta 3 tuuri lugu ja õpi. Mis kõige keerulisem võib-olla on see, et kui sa hakkad tegema, siis need näpuotsad lihtsalt on väga valusad, aga sellest saab üle. Ja küüned ei tohi pikad olla. Tead, kui naljaks? Ja see on ikka nii huvitav, see maailm. Sina räägid nüüd näed kitarriloost, aga ma ei tea, kuidas sina seda kitarri õppisid mängima, siis kas tuuridega või siis näppimist, kuidas sina õppisid? Ma ei tea, millest sa räägid, sest kitarri mängimisest. Ja, aga ma olen nagu täitsa roheline, päriselt ka, ma ei tunne nootigi, on ju, et noh, millest me räägime, et täitsa nullist alustad, et siis, aga ma olen juba mõned lood ära õppinud, aga mis on ka meelest ära läinud juba, vaata, paned noodi ära ja siis enam ei harjuta, nii läheb. Nooti ei tunne, lugusid ei tea, aga juba 3 lugu mängib ühte lugu. Eks ole. Vaat niimoodi see käib. Tead, kui huvitav oli praegu kuulata tegelikult, ma kõrv kikkis, kohe fikseerisin selle, sa ütlesid, et kui üks koolitus lõpeb, siis peab kohe hakkama midagi nagu tegema või niimoodi. Siis sinu elude number 5 on selline, mis viib koolitusele. Sa oled kindlasti seda tähele pannud ja kogu aeg nagu vasikas niimoodi ukse taga, et kogu aeg nii kui uks lahti läheb põmm ja võib mitu asja korraga veel olla sul nagu käsil ja sa oled hästi hea suhtleja ka arvatavasti. Ma ei tea, ma ei oska öelda, jah. Mis sa ei tea? No vot, ega siis sinuga rohkem siin polegi midagi rääkida. Et mina ütleksin niimoodi, et Maris on hästi särav naine ja sinu sünnipäev tegelikult viitabki sellele, et sa oled väga särav, et kui sina välja ei säraks, siis sa põletad ennast seestpoolt ära. Lihtsalt sinu sünnipäevast nüüd nagu ütlen seda. Me ei pea seda sinu sünnipäeva nagu välja ütlema, las ta olla siin. Kes teab, see teab. See on avalik info, kui ettevõtja oled ju. No vaat siis minge uurige, vaata siis selle ettevõtte nime järgi saate täpselt teada need asjad. Ehk siis sina tõesti õpi lihtsalt delegeerima, mis oleks sulle väga-väga hädavajalik. Ja kas tüdrukud ka aitavad siin? Sa ütlesid 2 tütart, üks teismeline ja teine suurem, et kuidas nemad sinna on projekti hõivatud? No üks on Tartus, et tema ei puutu üldse nagu väga asjasse, vaata selles mõttes, et tal ei ole nagu võimalik niimoodi. Ta tegeleb oma õpingute ja asjadega ja väiksem on sellises eas, et mina ei taha ennem mitte midagi sinust kuulda ega teha, kui sul paremini ei lähe, vaata. Tema võib raha tulla lugema äkki? Jah. Just. Tema võib hakata sinu raha kõrvale panema äkki, investeerima. No see on ka hea mõte, ta oskab hoida küll oma raha. No vaata kui hästi, siis sina võib-olla ei oska seda, sina kohe investeerid kohe uude toorainesse. Ongi, vaata, mul on kohe nii, kui midagi tuleb, nii ma pean kohe selle panema kuskile edasi, vaata, arendama midagi kuskile veel, mingid uued testid tegema. Absoluutselt. Kuule, aga millal sa kassi võtsid? Ma vahetan täiesti teema. Sul oli kass, oli selline oranžikas punane või mingi selline kollakas või mis värvi ta oli? Ja täitsa septembris saime selle kassi, aga meil on teine kass on veel, kes on nüüd 7-aastane. 8 saab nüüd, et meil on 2 kassi ja koer siis. Mis värvi see teine kass on? Teine on siuke kirju. Päästsime ta sealt merekoolist, et selles suhtes, et jah. Ja, aga tead, miks ma seda praegu mainisin? Sellepärast, et kui tuleb selline, kui sa selle viimase kassi said? Varjupaigast. Lihtsalt läksid ise võtsite või hakkas silma ja pidite ära võtma? No meil oli nii, et me läksime selle noorema tütrega, läksime siis varjupaika. Ma ütlesin, et lähme võtame sealt ühe kassi, lähme vaatame hoiukodusse nagu, et vahepeatuseks, et saame ta sealt keskkonnast vaata ära, et ta siis oleks harjuks nagu inimeste, teiste loomadega ja nii edasi, on ju. No mõned olid juba välja valitud ka seal, et mis nagu oleks võinud sobida, kes nagu võiks tulla meil siis koju, on ju. Ja siis meid viidi loomulikult sinna titetuppa, on ju.
aga see oli nii, et mitte meie ei valinud kassi, vaid see pigem oli see, et kass valis siis meid, ma arvan, et ja et hakkas nagu kohe hakkas mängu, võttis üles, ta oli kõige julgem sealt pesast, nagu 4 tükki neid oli. Et ja ta oli ainuke, kes oli veel broneerimata, kuna ta tuli just sealt lõikuselt, et ta pidi tulema lihtsalt meile koju vaata. Kas sa tead, et sellist värvi kass tavaliselt toob raha õnne? On või? No vot, ma mõtlesin, miks nii hästi läheb kogu aeg. Tegelikult ka, kusjuures pange tähele, et siis ei ole minu välja mõeldud ja sest ma nägin seda kassi kohe ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma ei hakka sulle praegu ütlema eetriväliselt. Et pange tähele, osadel näiteks tulevad ka, kes seal maakodudes elavad või niimoodi sellist värvi kassid tulevad, kas punakad või oranžikad. Punane oranž värv, siis see toob sellist nagu raha õnne. Muidugi see ei tähenda seda, et nii kui põmm kass tuleb, nii kohe nagu tuleb raha ka majja. Aga see, kui usud sellesse, siis seda rohkem seda tuleb. Ootak. No väga hea teada, näed. Magab seal mul. Kus sa oled? Raha jah, kus see masin nüüd oled? Kus mu raha on? ja, aga kõik raha on ju ka energia samas, et muidugi. Räägi, millised sinu hommikud on? Minu hommikud on sellised, et ma tõusen ja lähen tööle hommikul. Ma lähen hommikusööki tegema ja nii ma tõusengi. Teen töö ära ja siis ma tulen koju, lähen koeraga metsa või kuskile jalutama ja siis hakkan oma muid asju tegema ja siuksed toimetused. Aga siis, kui ma enne küsisin, mida sa vabal ajal teed, aga kui sul vaba päev on, kas sa oskad lihtsalt niisama mollutada ka, et sa ei tee mitte midagi? Seda on nagu, no ikka ma panen jälle mingi poti keema, vaata, puhastan oma rasva. No see ei ole, no, ma ei tunne, et see nagu töö oleks, tahaks nagu tegemist saada, vaata, mis ma niisama tühjalt siin istun, vaata, ma päris nii ka ei oska. Vahest ikka võtan omale ka nii, et ma lähen, ma väga tihti ei käi, vaata, aga siis ma jälle lähen kellegi sõbranna juurde või teen väikse kohvi, vaata, siis läheb jälle tavaliselt 2-3 tundi nagu. Aga ja ma üldiselt mulle meeldib õudselt kodus olla, üksi olla, mul nagu see naudin täiega. No kui sa ütlesidki, vaata, et sa koolitustel ka käid või kuskil kursustel aeg-ajalt midagi õpid ja arvatavasti sa õpid seda suht tihedalt, siis sa ka suhtled inimestega. Aga see jah, see 18, mis sinu sees on, siis see eeldab ja tahab tegelikult üksinda olemust hästi palju. Ja samas on tegelikult kihvt, et sul on tasakaal ja sul on kõik ja sul on rahavärvides kass ja mis siin ikka. Mis sa ringi ikka ihaldad, et ainult busines käima ja kus see laat oli sul? Mis sa ütlesid, et Tabasalusse lähen neljapäeval. Ma nüüd ongi see, et ma eelmine aasta käisin ka laatadel, nagu suurematel laatadel Pärnus vaata ja siis olid siin see, mis iganes Mihkli laat ja need olid nii suured esiteks, on ju. Sa kaod sinna ära kuskile sisse nende asjade vahel. Ma ei taha enam ühtegi suurt laata vaata niimoodi minna kuskile. Et see nagu kuidagi sööb selle ära, kuigi ma tahan minna niisama vaata sinna möllama lauda, vaatan ka, mis teised pakuvad, aga letti ma enam ei pane ja see nagu kuidagi jube trükimine ja kõik mass läheb lihtsalt mööda, vaata, liiguvad kõik koos ja ma ei meeldi niimoodi vaata. Et siuksed pisikesed, ma nüüd see aasta jah, mõtlesin, ma proovin neid taluturud ja otid on vaata meil Eestis hästi populaarsed, et ma siis hakkaks käima, prooviks nagu neid erinevad linnad siis ja asukohad, et vaatame, kuidas läheb, et mulle meeldib nagu näha inimesi ja tutvuda ja niimoodi nii tore vaata. Mulle väga meeldib, et e-poega see võimalus ju null ju. Oota, kas sul on e-pood ka või? Jaa. Nägid, jutu jätkuks lihtsalt ütlesid, e-poega on see null. Tahtsid ära lõpetada juba, on ju? Mina juba mõtlesin, ma panen pillid kotti, vaatan, et issa mul lüpsi aeg, lõunalüps tuleb peale, et ma pean ära lõpetama. Ei, ja siis selles mõttes, et oi, räägi oma e-poest üleüldse. Kas seda tegi ka see sinu, issand, mis ta nimi oli nüüd? Melissa ja Melissa tegi see ongi e-pood ja koduleht on mul üks ja sama vaata, et jah. Ongi tallomar.ee, nii lihtne see ongi. No, ma ei tea. Seal on hästi palju infot, ma olen kogunud sinna palju ja blogipostitusi teinud ja siuksed, et kui kellelgi läheb, vaatab ja siis vaatab, et midagi võiks veel olla, siis võib teada anda mulle kindlasti. Kas sa annaksid oma meiliaadressi ka praegu lihtsalt mainid selle ära või kuidas sinuga kontakti üldse võiks saada? Et ma panen küll kirjeldustesse selle üles, aga
aga äkki mainid? Instagramis olen Tallamar, Facebookis olen Tallamar ja emaili koduleht on siis tallamar.ee ja email on info@tallamar.ee. kõik on nii lihtne. No põhimõtteliselt jah, et kui inglise keel on suus nagu selline nagu eesti keel, siis see tuleb niimoodi ju väga lihtsalt. Ja aga mida sealt leidub sealt e-poest ja kas välismaale ka saadate? Saadan välismaale nii palju, kui praegu ma olen teinud lahti nagu Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra. Soome on läinud, muud riigid on praegu nullis. Et eks see on jälle see turustamise teema, et kuidas ma sinna klientide leian, aga no mul on võimalik nagu tellida sinna ja põhiline on ikka Eesti klient, et see saatekulu tuleb päris kallis igale poole mujale. No ma tean seda, et näiteks kui Soome, mina ükskõik mida ma tellin, ka juuksetooteid olen sealt, ma ei tea, kuskohast, Võluhaldjast. Võluhaldjas on mu lemmikkoht olnud siiamaani, et siis see on ka 10 eurot tuleb vähemalt juurde panna. Näiteks kui raamatuid tellin, siis ma alati pean 10 eurot juurde panema postikulu. Aga siis ja, mis sealt leidub e-poest? Äkki ütled sellise, need sinu lemmiktooted, mida sina ise kasutad, sa ütlesid küll, et see täitsa nagu tavaline, see, kui ma mäletan. No mul on 2 võiet on ja mul on see naturaalne võie, siis ilma õlita, nagu see on nagu ilma eeterliku õlita siis või selles mõttes, et ilma lõhnaaineteta. Ja siis mul on teine on mul vaarika vaniljalõhnaga. Need on mul 2 toodet siis nagu. Näite siia. Kuidas? Näite siia kaamerasse. Mis sa seal enda käes hoiad? See on mul ilma selle markeerimise. Oota, ma võtan siit selle. Sellise karbiga tulevad, see on see suur nüüd on ja ma teen siit alt lahti, siis muidu mul on see kleepsuga kinni, vaata. Ma näitan sulle seda purki. Näite. Ja siis näed selline. See nüüd vaarika vanilja. See on siuke magusam lõhn. Naised ju tahavad vaata meil saada siukest midagi ninale ka vaata. Me oleme ju, naised on ju siuksed pirtsakad natuke, ega nad ei taha seda laudalõhna. Mitte päris lauda. Ma ei saa öelda, sest mina ei tunne nagu seda naturaalse lõhna üldse. Et see on nagu minu jaoks on nagu, mul on okei. Aga need tundlikud ninad ikkagi ütlevad, et kui hirmus rasva lõhna. Ja siis ma tegin neile selle vaarika vanilja. Nüüd on kõik hästi. Siis on seal, siis mul on veel kooria. See on ka mõeldud nagu üle keha siis, et see näole sobib ka, ta on piisavalt õrn vaata, et sa saad ka nägu koorida, see on rasvakooria, et pesed ära, ilusti selle õõrud ära märja siukse niiske naha peal ja siis natuke kergelt loputad ära ja siis tupsutad niimoodi kuivaks, siis see rasv, mis seal sees on, vaata, see on mesi ja pruun suhkur on ka siis, mis seal teevad nagu siis mesi niisutab ja pruun suhkur siis koorib. Ja siis tupsutad kenasti kuivaks, sest see rasv jääb sul siia peale natuke vaata, aga see jääb sul siia naha sisse ilusti läheb, imbub, et see toidab. Et see on siuke mõnna. Mina kasutan seda oma näol ja siis siin ees nagu dekolteel, aga see on nagu sobib nagu üle keha, et ja seebid. Ja praegu ongi kõik ja siis mul uus asi tuleb siit huulepalsam. Mega hea asi tuleb. Huulepalsam on uus asi, mis mul tuleb. Et siit tuleb midagi väga ägedat, et see on praegu veel testimisel. Et sügiseks ma tahaks uueks hooajaks nüüd selle siis välja saada. Kas need lööd ka erinevate lõhnadega või? Ei, see jääb naturaalne mul. Seal on nagu põhjus ka, miks on ju, et kuna ma tahaks ikkagi, et see oleks nagu universaalne, mul nagu kõik asjad on ja ma tahan, et see sobiks nagu kõigile, see sobiks lastele on ja meestele, naistele, ükskõik kes siis on. Et kui ma panen sinna mingi lõhna sisse, siis hakkab juba tulema vaata. Et ei meeldi see lõhn ja see ei meeldi teine ja siis nii on jah, et iga lõhna paned juurde, on vaja uuesti jälle saata laborisse, et see ei ole midagi niimoodi. Võib-olla kunagi tulevikus teen. Mis mulle su juures selles mõttes meeldib. Ma vaatasin see numbreid ja kogu aeg mõtlen, et nagu naiste värk vaata, et naistele ju meeldivad need mingid lõhnad. Siis ma mõtlen, et
huvitav, sa räägid niimoodi nagu minagi. Ja siis ma hakkasin vaatama su numbreid, ma ikka numeroloogina vaatan ju numbreid kogu aeg. Siis ma mõtlen, siin on see kala peidus. Ehk siis minu edukuse koodis pole mitte ühtegi naiselikku numbrit, ehk siis naiselikud noh, numbrid on 2 ja 6. Noh. Ja sul ei ole puhas vuuk, meeste numbrid, saad aru, mehelikud numbrid. Ja kuulake, kuidas Maris räägib. Maris ütleb ka, et kas on nii või mitte midagi, vot, puhas vuuk, lihtsalt universaal ja siin see on. Ja ma ja mõtlen, nii mõnus ju. ja et mulle nii meeldib, ma teen ikka enda jaoks, vaata, alustasin vähemalt ja nüüd see variatsioon ongi läinud sellepärast, et klient tahab vaata, noh, siis ma teen, aga minu asjad on juba olemas, vaata. et kõik, mis tuleb, on see, mis sina soovid edaspidi. ja kas te kuulate, kuidas Maris räägib selles suhtes, ma räägin natukene noh, oma publikuga, et tal on, Marisel on siis edukuse koodis 2 ühte, edukuse kood hakkab ühega ja lõpeb ühega. Üks on alati see, et mina. Ja Maris rõhutab seda, mina sain, mis mina tahtsin. Muidugi see, et sina ju ise tegid, sina ise keetsid ja keedad neid asju kokku. Samas on hästi kihvt see sinu lähenemine nendele asjadele, et kõigepealt said nagu omad kasud nagu rahuldatud ja siis tegelikult seda asja tuli nii palju ja sa mõtlesid ka nende inimeste peale, et kes veel on samas olukorras, aga ei oska seda teha. Näiteks minule meeldivad ka naturaalsed, kuigi mis sa mulle saatsid, issand, mis asi see oli? Ristikhein ei olnud. Merehein. sa mõtled sidrunheina? Ja sidrunhein ja mul on sõnade peale nii väike mälu, kui sa oleks numbritesse pandud, mul oleks see meelde jäänud. panen numbritega järgmine kord. ja et siis no vot, mulle see lõhn väga meeldib, sest see on selline, meenutab sellist hästi sellist kevad või isegi suve värskust sellist. ta on siuke mõnus särtsakas, vaata, hommikul annab sulle siukse energia kohe sisse, vaata. Lähed käid pesus ära. siuke särts tuleb sisse. ja nii on. Tead, mis, aga kallis Maris, me oleme vist enam-vähem kõik asjad teada saanud, sest üldse see, miks ma tahtsin siia tulla, teate üldse mitte isegi selle info pärast, mida ta teeb konkreetselt, aga sellepärast, et Maris hakkas mulle kohe silma seal Pärnus, tuli esiritta, ei läinud taha, nii nagu tavaliselt, tema lihtsalt istuski seal ees ja see, et ma olen alati imetlenud neid inimesi, kes saavad oma unistused purki niinimetatud. Et ma väga austan seda. Seepärast, et väga paljud jäävadki ju nikerdama koju ja teie ka, kes te seal kodus teete neid asju ja ka olete võib-olla vaikselt oma purki saanud mingisugused tooted ja ka toimetate seal, siis võtke minu nööbist kinni, kirjutage mulle ja kirjutage ka Marisele, kui teil on mingisuguseid, noh, ma ei küsinud Marise käest enne seda, aga kirjutage Marisele, Maris kindlasti aitab mingitest protsessidest, võib-olla olete jäänud toppama mingi, ma ei tea, kas mingid mõtted, et aga kuidas siit edasi, ma arvan, et Maris, sa kindlasti jagad mingeid oma kogemusi nendes asjades. kogemuse põhjal ma saan jagada, ega ma muud ei oska sulle jagada, vaata. mitte mulle jah. jah, ma mõtlen nagu üleüldse jah, et ega ma muud ei oska jah, ainult nii palju, kui ma ise olen läbi teinud, et ma jah. seepärast, et ma arvan, et ka sina oled siis, kui sa seda protsessi kõike algasid tegema, ma ei tea, ma juba tahtsin sinu eest vastata, aga kas sul on ka toetajaid olnud või sa ka kellegi käest küsisid, kes juba teevad mingeid sellelaadseid asju? Kus sina ideid said? Täitsa põlve otsast peale? ja noh, õnneks on see, et ma ei tea, mul on mehega vist ka vedanud ikka väga, vaata, sest mina olen see, kes algatab kõike, vaata, ja suht kähku tüdinen ära asjadest. Aga see on nagu kogu aeg takka, et jaa, muidugi tee ja ole ja mine ja mölla, vaat. Ja no selles suhtes on nagu küll vedanud, et ta on nagu alati mul siin tugi taga olnud, et ükskõik, mis lolli ideega Maris jälle tuleb, vaata. kõik on nagu toetatud. täna teeme seda. Okay. Ja siis vanem tütar on siuke, kes ma tulen ju kohe niimoodi, ma tahaks ikka kohe ju 10 asja kohe netti panna, vaata letti on ju, siis jälle tüdruk tuleb, et tee ikka see üks asi ära enne, vaata, tõmbab mind jälle maa peale. täitsa õudne. no on vaja selliseid ümberringi. ja, nemad on mul jah kõige suurem tugi praegu siin olnud, et. nii et nüüd te saite aru, milline on Marise temperament, et kui sa nüüd abi tahad, siis enne 2 korda nagu mõtle, kas küsid Marise käest, seepärast Maris võib nii kähku selle info sulle ette puristada, et sa mõtled, et las ta jääb, et ei hakka küsima. Või siis tegelikult sa, Maris, võib-olla tead ka seda, et kõige paremini kinnistuvad ka mingid asjad, kui sa hakkad seda edasi jagama ja õpetama, noh, jagama seda oma teadmist. Et ja. Ilmselt jah.
kes teab, näiteks ka sina, kes sa oled seal näiteks poeomanik või tegeled mingi ka tervistoodetega, et võib-olla sa tahaksid just seda Marise toodangut endale müüki võtta, et siis ka võta. Maris, issand jumal, noh, sa ei kujuta ette, aitäh. kui palju siin on inimesi kanalil. Siis seegi näiteks, kui sa elad Austraalias, ma tean, et Austraaliast vaatab ka päris palju inimesi. On ju. on jah, kujutad ette, Indiast isegi vaadatakse. tere, India. Tere, India. ja et on selles suhtes, et ma käin ikka piilumas, kus mind vaadatakse. Teate, mis? Vot nüüd oleks hästi hea koht. kirjutage, kuskohast te vaatate. Siis näiteks sedasama, kui te nüüd kuulate, et isegi kui metsas oled, pane praegu stopi peale ja kommenteeri sinna, kus kohas sa seda vaatad. kas sa oled Viljandis, kas sa oled Tallinnas, võib-olla oled Austraalias, võib-olla oled New Yorgis. ma tean, et ma ei taha nime ütelda, aga tervitused New Yorki. üks meesterahvas, eestlane elab seal ja oli täitsa mul klient, nii et aitäh. ma tean, et ta vaatab mu videoid või meie videoid. nii et ka, et kui sul on tunne, et sa tahaksid näiteks vahendada hoopis neid Marise tooteid, miks mitte võtta endale kuskile sinna, ükskõik, kas Eestimaa otsas kuskil elad või näiteks on idee Marist näiteks ka külla kutsuda. ma arvan, et Maris, see oleks ka lahe ju. tehakse ju Võib-olla. vaata neid, no Mulle meeldib käia kohvi joomas kellegi juures. lõpeta ära, ma ei räägi sellisest asjast, issand, Maris, lõpeta kohe ära. räägin sulle kui business plaani praegu. ärge kutsuge teda kohvile. ja ehk siis vaata, sa võiksid ju tegelikult täiesti esindada seda ja rääkida oma toodetest, miks mitte. Ja miks mitte kuskile salongi näiteks teha mingi pop-up paariks tunniks on ja miks. No ja, vot. ja ärge kohvi talle pakkuge, ta on niigi üleaktiivne siin. Liiga palju tarbinud. okei, kuule, nüüd on siin igasugust juttu meil räägitud, nii et palun kommenteerige teie ka, kes te midagi seal nikerdate, teete mingisuguseid asju, aga pole julenud välja pakkuda, pole julenud rääkida, võtke nööbist kinni ja tulge mulle saatesse. jah, muidugi tulge. jah, julgusta ka tegema inimesi neid asju. ja näidake ennast. vot, näete, Maris ka nüüd näitab ennast. Maris ka veitsa mõtles ikka tükk aega kivi-paberkäärid, et kas teeme või ei tee, teeme ära. ja ma mõtlesin väga pikalt, kusjuures vaata sellest samast hetkest, ma andsin sulle selle kingituse ära andsin, vaata, kuna sul oli sünnipäev, onju. ja siis oli sellepärast ma tõin sulle. Ja siis sa ütlesid, et kas sa tahad tulla rääkima? Ma ütlesin, et ei taha, ma ei ole valmis, vaata. Aga siis ma hakkasin mõtlema, et ma ei ole mitte kunagi valmis. Mitte kunagi. Ma mõtlesin, et ei, ma pean ära käima. Ma tean, et võib-olla polegi midagi nagu väga rääkida, onju, aga ma pean ikka ära proovima. Ega ma muidu ei õpi, vaata. ja siis mina väga tänan, et sa tulid siia ja tõepoolest Maris tegelikult väga pikalt mulle kirjutas ka, et ta ei tea ja kas ikka, mis nüüd tema ja ta nagu ei teegi mitte midagi erilist ja julgustage Marist ka siia alla ja kiitke teda hirmsasti. ja kiitke teda, teate, kiida teda, siis ta teeb veel rohkem ja kiiremini. ei, aga ma tahtsin seda ütelda ka, et tulge ja näidake ikkagi enda asju, millega te tegelete. tulge rääkige, kui sa isegi kudumiga tegeled, võib-olla sa teed mingeid puudest hästi kihvte värke. noh, mida iganes, isegi mu mõistus ei võta. võib-olla teete sellest samast taimest, mis mu selja taga on, teete ka mingisugust võiet, ma ei tea. vot. kuule, aga suur aitäh, kallis Maris. ma soovin sulle suur aitäh sulle ka. kuidas see käib nii või? ma ei tea, kõik teevad igatemoodi, ma olen niimoodi näinud ka. ja väga nunnu. aitäh sulle, Merike. ja, aga kohtumisteni, ükskõik kus me ka ei kohtu. Kuulmiseni, jah. ja võta mind kapuutsist ikka vahest välja ka, et näha. täna memmel muuseas läks ka navigaator metsas sassi täiega, nii et. ongi nii, ma lähen metsa kohe, hakkan kuulama sind, vaatama. ma panin kaamera veel niimoodi, et otsime, kus lissu on. okei, tšau, tšau. kuule, okei, ja tšau.